Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus on Eesti suurim verekomponente valmistav asutus, mille ülesanne on koguda verd, valmistada, uurida, säilitada ja väljastada verekomponente ja tagada tervishoiuasutustele verekomponentide kättesaadavus ööpäevaringselt. Verekeskuses võtab esimese inimesena doonori vastu registraator, kes sisestab andmebaasi doonori andmed. Selleks peab doonoriks soovijal olema kaasas pildiga isikut tõendav dokument. Registraator selgitab, et enne vere loovutamist peab tutvuma materjaliga, mis annab olulisemat infot vere loovutamise protsessi, sealhulgas ka võimalike kõrvaltoimete kohta. Doonor saab ka täitmiseks küsitluslehe, kus ta vastab küsimustele oma tervise, harjumuste, reisimise ja kontaktide kohta. Kuna küsimused on väga isiklikud, saab seda teha omaette. Küsimusi on ligi 30, vastatakse ei või jah. Kui midagi jääb arusaamatuks, saab hiljem läbivaatuse käigus arstilt üle küsida. Edasi juba arsti juurde. Sõrmeotsast võetakse vereproov, et määrata vere hemoglobiini sisaldus ja doonori veregrupp. Kui hemoglobiini tase on liiga madal, ei saa verd anda. Järgmiseks mõõdetakse doonoril vererõhk. Samuti tuleb kontrollida kehakaalu. See peab olema üle 50 kilogrammi. Kui kõik on korras, võib minna verd loovutama. Enne vere andmist tuleb juua vett või mahla. See on vajalik loovutatava veremahu asendamiseks, sest just seda tajub organism donatsiooni käigus esimesena. Esmalt kontrollitakse, kas käsivarrel on vere andmiseks sobiv veen. Doonori veri kogutakse algselt ühte plastikkotti. Verd kogutakse kõigilt ühe palju, 450 milliliitrit. Vere andmine võtab aega 5–10 minutit.
Pärast vereloovutust on oluline vähemalt 15 minutit puhata ja veel vedelikke tarbida. Iga doonor saab omale tänutäheks valida ühe meelepärase meene. Annetatud veri on hindamatu ja pole kindlasti võrreldav kingituse väärtusega, mis jääb vereloovutust meenutama. Kui doonor on lahkunud, toimetatakse tema poolt annetatud verega verekeskuses edasi. Kõigepealt tuleb verekomponendid üksteisest eraldada. Vere koostisosade, punaliblede, vereliistakute ja plasma üksteisest eraldamiseks kasutatakse tsentrifugaaljõudu. Doonorilt saadud täisveredoos pannakse suurde tsentrifuugi ja fuugitakse ette programmeeritud aja jooksul ja pöörete arvu juures. Tsentrifugaaljõu mõjul on punalibled sadenenud koti põhja. Nende peal on vereliistakute ja verevalgeliblede kiht. Kõige peal on plasma. Tsentrifuugitud veredoos pannakse separaatori ehk eraldaja vahele. Punalibled voolavad eraldi kotti ja plasma samuti. Mitmest veredoosist eraldatud vereliistakute ja valgeliblede kihtide kokkuliitmise ja tsentrifuugimise lõpptulemusena saadakse vereliistakute kontsentraat. Punaliblesid säilitatakse tavalise külmkapi temperatuuril. Plasmadoosid laaditakse kiirkülmutisse. Plasma külmutatakse tunni aja jooksul kuni -30 kraadini ja säilitatakse jäätununa. See hoiab plasmas olevaid hüübimisaineid lagunemast ja kui see uuesti ülekandes üles sulatatakse, on need jälle aktiivsed. Plasmat kantakse ravimina üle haigetele, kellel näiteks on verejooksud hüübimisainete vähesusest. Samal ajal kui täisveredoosis saavad komponendid, toimub laboris doonori-vere uurimine. Praegu uuritakse Eestis doonori-verd hepatiit B, hepatiit C, HIV ning süüfilise tekitajate suhtes.
Laboris määratakse ka doonori veregrupp. See märgitakse kõigi verekomponentide siltidele. Kui doonori vere analüüs on korras, saadetakse valmis verekomponendid väljastamisosakonda. Ööpäevaringselt on verekeskuses valves õde, kes võtab vastu haiglate tellimusi. Haiglate autojuhid tulevad tellitule järgi mitme konteineriga, sest erinevad verekomponendid pannakse ka transpordil eraldi. Muidu võib juhtuda, et külmutatud plasmaga kokku pandud punalibled ja vereliistakud külmuvad samuti ja ei kõlba enam ülekandeks. Igasse konteinerisse pannakse ka temperatuuri kontrollija ning vastavalt vajadusele jahutus- või soojendusplaat. Auto võtab suuna haiglasse. Eesti haiglates tehakse igal aastal ligi 50 000 erinevate verekomponentide ülekannet ja selleks on vaja üle 30 000 doonori annetust. Haigla verepank on koht, kus hoitakse verekomponenti haiglas olevate patsientide jaoks. Verekeskuses saabunud veretooted sisestatakse verepanga infosüsteemi ja paigutatakse seejärel külmikutesse veregruppide kaupa. Verepanga laboris määratakse patsientide veregrupid. Vastavalt osakonnast tulnud tellimusele valitakse patsiendile sobivad veretooted. Punaliblede ülekandele eelneb sobivusuuring, mis näitab, kas doonori punalibled sobivad sellele konkreetsele patsiendile. Selleks kasutatakse patsiendi vereproovi ja doonori verekoti segmenti. Uuringud tehakse analüsaatoriga ja arvuti abistab tulemuse hindamisel. Peab olema väga hoolikas, sest haige peab saama just talle mõeldud ja sobiva vere. Vale vereülekanne võib olla saatuslik. Veri pakitakse lekkekindlasse kapslisse ja saadetakse torupostiga operatsioonisaali. Vereülekanded haiglates toimuvad iga päev. Neid on vaja inimestele, kelle organism ei suuda piisavalt vajalikke vererakke toota. Operatsiooniosakonnas kontrollitakse kõiki andmeid veel kord ja vaadatakse eksimuste vältimiseks üle doonori ja patsiendi veregrupp. Kui doonor ja patsient on ühe ja sama veregrupiga, võib alustada vereülekannet. Palju ülekandeid tehakse operatsioonitubades, kuhu inimene on sattunud liiklusõnnetuse või traumajärgselt või seoses plaaniliste operatsioonidega, millega kaasneb suur verekaotus.
kõik see oleks võimatu, kui ei leiduks doonoreid, kes on nõus tulema verekeskusesse ja andma osa oma verest. Päästetud ja aidatud saavad nii tuhanded inimesed. See on hindamatu väärtusega heategu, mis on väga paljudele jõukohane.